ikkagi öösel higistame. Ja see higi nüüd läbi padjapüüri imendub ikkagi ja läbi linade imendub ikkagi madratsisse, tekki ja patja. Ja kui siis patja pesta, siis tihtipeale me ei saa teda puhtaks. Et need pesuvahendid, vesi ja vajadusel ka tsentrifuug, see kõik mõjutab seda sisu täidet. Ja ta mõjutab seda ja hästi oluliselt mõjutab seda sisu täidet ka kõik mustus, mis padja sisse imendub. Higi, ila, võib-olla näomaskid, kreemid, juuksepalsamid. Nad ei jää sinna püüri sisse, nad lähevad sealt läbi püüri veel edasi padja sisse. Ja siis hakkab see sisu täide minema tükki, klompi või ta lihtsalt vajub niisuguseks kõva. Mikroskoobi all on võimalik vaadata, missugune 2-aastane padi on mikroskoobi all seest. Et see on tolmulestad krõbistavad, aga tolmulest ise tegelikult ei ole allergeen, vaid tolmulesta väljaheited ja surnud tolmulestad. Need on allergeenid, siis nende jäänukite peale hakkab tekkima teatud seened ja hallitused ja sinna kujuneb selline mikrokeskkond. Meie toidame neid tolmulesti oma nahakettudega, oma selle ja ka tolmuga, millest nad siis elavad ja siis nad seal mõnusalt krõbistavad ja toimetavad. Nii et see, kui padi panna 90 kraadiga, tavapadi panna 90 kraadiga pessu või siis rõdu peale talvel -20-25 kraadiga, et külmutada, eks ole, et tappa tolmulest. Aga see tolmulesta, surnud tolmulest, see tolmulesta jäänuk jääb sinna edasi. Ja see on tegelikult allergeen. Tehtud võrdlusi väidetakse, et 2-aastane padi võtab kaalus juurde 30%. See tähendab, et sa võtad uue padja, samasuguse nagu sul kodus 2-aastane padi on, paned kaalu peale, vaata, kas on kaaluvahe. See kasutatud padi on raskem kui uus padi, aga ta ongi raskem ainult selle talletunud mustuse ja jääkide võrra.